Nii, ühesõnaga 31. mai asukohaks Costa del Sol. Olen parasjagu Estepona lähedal, üks väike kalurilinn ja alustame oma selle aastast moodoseiklust. Tegelikult alustame alles homme, nii et täna on väike proloog. Proovin kaamerat, kuidas kaameranurk on. Ma ei ole PM-iga seda kaamerat kasutanud. Võib-olla siis plaanidest, et sellel aastal siis jah, on plaan selline, et me sõidame siit Costa del Solist Eestisse koju. Tavaliselt me alustame ja lõpetame, või viimased 3 aastat oleme alustanud ja lõpetanud oma reisi Milanos. Jätnud vahele Poola ja kõik sellised riigid, aga seekord siis alustame jah Costast ja siis sõidame mööda maad Eestisse. Aega on meil umbes 2 nädalat. Kodus tahaks olla siis hiljemalt kuskil 18. juunil. Start on homme 1. juunil. Plaanime sõita, homme siis alustame sõitu ja plaanime siis minna, kui kaarti vaadata, siis vasakult poolt Madridi, ehk siis Portugali külje alt ülesse Põhja-Hispaaniasse ja esimene selline sihtkoht, kus võib-olla võtame korraks soo maha, on Pikast Euroopa mäestik. Vaatame, mis seal huvitavat toimub. Ja siis sealt liigume mööda Püreneede mäestiku risti üle Hispaania, arvatavasti võib-olla läbi Andorra ja sealt siis tuttavad Prantsusmaa, Šveitsi, võib-olla Saksamaad, Tšehhi, Poola, Läti, Leedu ja koju. Cool, aga näitan siis võib-olla ka seda tsiklit, mis setup mul sellel aastal on. Nii, nüüd nagu näha oleme imeilusal Costa del Soli rannikul, Estepona linn seal, mõnus kõnnitee, meri. Aga jah, sellel aastal siis sõidan BMW-ga. Eelmisel aastal reisisin oma väikse Hondaga ja üsna standard setup. Suured küljekohvrid küljes alumiiniumist. Ühel pool ma siis tavaliselt hoian asju, mida ma ei kasuta ja teisel pool on mul siin sees kott, mida ma võtan hotelli kaasa. Siin on SV Monteki kott, siin ma hoian tavaliselt siis selliseid riideid, mida ma kasutan, ühesõnaga lühikesed püksid, T-särk, 1 paar ja jalanõud, kui jään kuhugi seisma, võtan tsikliriided seljast ära ja võtan siit siis nii-öelda need riided välja parasjagu selga panna. Panin ka Moskva Moto paagikotti peale, et siin on hästi mugav laadida GoPro akusid. Mul on siia toodud ratta pealt USB huup ja siin mul ka siis nii-öelda need GoPro akud laevad. Tuttav Quadlocki telefonihoidja, see on ka ühendatud siia kotti ja midagi muud ma sellel aastal rohkemat rattaga teinud ei olegi, et toimib väga hästi. Ja reisikaaslane on mul siis Veiko siin, Veikol tuli oma True Hondaga, seekord on pehmed küljekotid. Eelmisel aastal või varasemalt on Veiko ka alumiiniumkohvritega olnud, aga seekord on küljekotid. Muu on ka üsna standardne setup. Veikol on suur navi siin, hetkel ei ole küljes, aga muidu ta nii on. Et ja, rehvid on meil üsna siuksed nii-öelda maanteerehvid, et sellel aastal me Püreneedesse kruusa otsima ei lähe võrreldes eelmise aastaga. Et minul on küll selline üsna 50-50 rehv, aga ta on päris ära kurunud, et sellega ma olen sõitnud juba kuskil 15 000 kilomeetrit, nii et ega ta väga kruusakõlbulik ka enam ei ole. Vot, selline see setup on ja vaatame siis, kuidas reis läheb ja hoiame ühendusest. Homme juba siis stardis näeme. Cool!